Kui me vaatame seda klassikalist huumushorisonti, siis enne kui sa hakkad mõtlema mingitele laboranalüüsidele, kõigepealt alati proovi teha selline visuaalne hindamine ehk selle mulla värv on väga kõnekas. Ja mida me saame siit hinnata, on see, et mida tumedam on see huumushorisont, siis seda suurem on ka seal orgaanilise süsiniku sisaldus ja see süsinik annab sellist mustjat värvitooni sinna juurde. Küll peab väga hoolas olema selleks, et värvi järgi siis orgaanilise aine sisaldust hinnata, peab aru saama, et millises niiskus seisundis ta on. Niipea kui muld on niiskem, siis kõik värvitoonid on intensiivsemad ja tunduvad tumedamad. Ja siin me saame ka samuti nagu võrrelda, et kui sarnane muld meil on siin koos selle taimestiku ja mättaga, mis on oluliselt suurema niiskusega, siis see värvitoon tundub tumedam kui samaväärselt kuigi palju juba kuivanud mullas. Nii et seda hinnangut sa saad teha teatud siis ühtse niiskusastme juures. Ja üldiselt need värvide erisused siis huumuse sisalduse hindamiseks tulevad paremini esile, kui see muld on kuivem. Järgmisena meil on tegu aiamullaga, kus ühtemoodi me näeme, et on meil jällegi erinevad taimsed päritolu lagunevat materjali, on meil siin puuoksatükikene sees, tekib meil peale sellist kõdukihti langevatest puulehtedest ja selle samuse koha peal tekkiva siis taimse materjali omadustest väga palju sõltub, kui kiiresti või aeglaselt nad ka siin mullas siis edasi lagunevad. Ja oluline on see, et need orgaanilise aine lagunemise protsessid ei toimu iseenesest, vaid esimeses etapis viivad seda peamiselt läbi erinevad mulla mikroorganismid ja järgmistes etappides ka siis teatud suuremad mulla elustiku rühmad kuni siis vihmaussideni välja. Ja sõltuvalt sellest maakasutusest, mis sul seal peal on, võib sellise orgaanilise aine rikka nagu pindmise kihi koostis kas ülevalt alla päris ühtlane olla, juhul kui sul on aiamuld, mida sa pidevalt harid või põllul, juhul kui sul on rohumaaline või metsakasutus, siis tekib alati siia üles selline kihistus, kus sa saadki eristada, et on selline, hakkab tekkima sellist poollagunenud ja lagunemata kõdukihti, mida me näeme siin ka osaliselt järgmise mulla pealt, mis on pärit juba metsast. Ja kui me liigume siit nüüd põllult ja aiast metsa edasi, siis me siin näemegi, et ongi selgelt selline kihistumine juba suurem ja on peal sellist orgaanilise aine rikka kõdukihti mitu siis sentimeetrit ja see orgaaniline aine on siis erinevas siin lagunemisastmes. Üldiselt, kui sa tunned ära nendes kõdukihtides selle algse taime, millest tema päritolu ja tekkinud on, et siis me ütleme, et on halvasti lagunenud materjal ja kui sa ei suuda enam eristada, siis me jõuame hästi lagunenud kõdukihtideni. Ja siit allapoole liikudes me saame ka näha, et kus see lagunemisaste on suurem ja me selliste äratuntavat orgaanilise selline lagunemata orgaanilise aine tükikesi enam nii palju ei näe. Ja mis on nüüd siin eripära, et kui me liikusime siit järgmise selle mullamätta juurde, siis me näeme, et see on ka oluliselt tumedam. Et lisaks sellele, et
mis seda tumedust andis, et rääkisime, et see on süsinik, suurem orgaanilise aine sisaldus ja selle materjali nagu taimne päritolu. Aga miks ta on siia tumedamaks jäänud, kui ta on meil kõrval olevas aiamullas, on ka see, et niisketes tingimustes orgaanika laguneb ja muundub aeglasemalt ja jääb teda rohkem alles sinna paigale. Nii et alati, kui me võrdleme siit, et meil on tegu, et meil on siin sellised parasniisketes tingimustes tekkinud mullad või ka sageli kuivad mullad, siis üldiselt nendes on sellise orgaanilise aine sisaldus väiksem võrreldes sellega, kui me liigume siis märjemate muldade poole. Ja siin selles metsamullas on ka juba näha, et kus siis sellise orgaanilise aine rikka kihi all hakkavad tulema vastu järgmised heledamad mineraalainete rikkamad siis horisondid ja see ka näitab siis sellist mullatekke käigus tekkinud nagu kihistust ja teatud muldades orgaanilise aine rikka kihid võivadki piirduda ainult õhukese selle kõdukihiga ja sellele järgnevad juba praktiliselt orgaanikavabad mineraalsed kihid.